Kalev Kerge Kaose väli. Värskelt ilmunud uus action põnevik ulme sugemetega vast isegi. Mulle väga meeldis. Ma küll ei pea ennast suurema asi ulmekirjanduse lugejaks. Peaks proovima, sest tegelikult oleks ju aus olla natuke teadlikum iga raamatu žanri kohta. Aga see oli tõesti huvitav ja kaasahaarav lugemine. Ja paistab, et tuleb veel, sest viimasel leheküljel on elegantselt kirjutatud esimese osa lõpp. Kaose väli on lugu lähitulevikust, kus maailma on tabanud see, mida me siin pikka aega kartnud oleme. Ukraina sõja tulemusel NATO lõpuks sekkus. Ka mitte nüüd Ukraina sõja tulemusel, aga sellepärast, et Venemaa läks täieliku tuumasõja staatusesse. Pommitati Ukrainat, Ukraina pommitas vastu, pommitati NATOt, NATO pommitas vastu. Tulemuseks on tuumasõja järgne maailma. UK-s väljaõppe saanud, kasvanud ja vist ka sündinud, kui mu lühimälu mind ei peta. Võitleja leiab ennast sellises Mad Maxilikus uues reaalsuses. Me oleme jõudnud maailma, mille kohta Thomas Hobbes omal ajal ütles, et inimene on inimesel hunt oma kuulsas poliitteooria nurgakiviks olevas tekstis Leviaatan. Seda on selles raamatus ka väga palju. Esimestest lehekülgedest peale tekib olelusvõitlus. Meie peategelane Vladislav leiab ennast olukorrast, kus ta avastab suure koguse ressursse. Ja uues maailmas ressursid, asjad on väärtus. Kui sa tahad ellu jääda, sul on vaja kütust, sul on vaja padruneid, sul on vaja relvi, sul on vaja toitu, sul on vaja riideid ja nii edasi. Ta otsustab välja uurida, kellele see kullavaru võiks kuuluda ja leiab ennast ühest külast, kus tutvub mehega nimega Roman, kes on samuti endine eriväelane, kes kasvatab poega ja ihub hammast pättide peale, kes varastasid küla ravimid, mis viis tema abikaasa surmani. Ja Roman teeb Vladislavile ettepaneku jääda nendega ja hakata üles ehitama uut Ukrainat. Või küla haaval. Jällegi, väga hobsilik, samas Hannah Arendtlik, totalitarismi alused, hea ja kurja filosoofia. Arvutimängudest Fallout, Stalker. Kindlasti mõni veel, aga ma siin ei ole 20+ aastat ühtegi arvutimängu mänginud. Mingis mõttes ka GTA, autosid varastatakse jube palju. Kogu selle loo keskmes on ühe mehe siiras lootus jõuda tagasi koju. See on see, mille peale ta kogu aeg mõtleb. Mis juhtus Ühendkuningriigiga, mis juhtus NATO riikidega. Ta võtab Romani ettepaneku vastu, nad lähevad koos otsima pätte, kellega Vladislav oli raamatu alguses kokku puutunud, või nende ülemusi, sest nad kardavad, eriti Roman kardab, et vastasel juhul toimub vasturünnak. Maailm on muutunud Mad Maxilikuks gängisõjaks. Ja niimoodi asuvadki kaks meest üles ehitama uut ühiskonda. Neil on oma saladused, need saladused tekib juurde. Nad leiavad ennast tihti olukordadest, kus tuleb teha drastilisi lahendusi ja otsuseid. Mis on inimelu väärtus?
kas vanad reeglid üldse saavad kehtida maailmas, kus neil ei ole mingit kohta. Minu jaoks oli Kaose väli suurepärane avastus. Ma loodan, et Kalev Kerge jätkab kirjutamist ja ma siiralt ootan järgmist lugu. Ma arvan, et tegu on raamatuga, mis kõnetab kõiki generatsioone ja minu isikliku arvamuse järgi on suurepärane kirjatükk, mida lisada kirjandusõpetajate gümnaasiumi soovituslikku nimekirja. Võib-olla ka varem, eks selles mõttes siin keelekasutus on väga viisakas. Kirjeldused on tõesti väga tempokad. Kohati küll loo lõpupoole just, esimese osa lõpupoole, ajatelje hüplikkus minule isiklikult natukene käis närvidele. Aga see ei muutnud seda raamatut kuidagi halvemaks. Ma lihtsalt vahepeal tundsin, või mul oli hirm, et mul on midagi lugemata jäänud või mul on midagi kahe silma vahele jäänud, aga siis ma sain aru, et ei, et lugu lähebki edasi. Lihtsalt vahepeal on olnud suurem ajahüpe, aga meisterlikult kokku punutud peamine süžee koos suurepäraste karakterite ja kõrvalpõigetega on tõesti lugemist väärt. Nii et Kalev Kerge, Kaose väli. Lugemise väljal näeme. Tšau!